Kui perre sünnib esimene laps, saab ta ju koheselt endale vanemate jäägitu hoolivuse ja armastuse ja kui vanemad vaatavad tema tavalisi esimesi samme, võivad vanemad sageli sattuda sellest nii suurde vaimustusse, et otsustavad koheselt teise lapse peale teha, mis tõttu peab see perekonna esiklaps hakkama jagama kogu hoolivust, armastust ja tähelepanu nüüd selle teise lapsega ja jääb igaveseks selgusetuks, et kui edukaks oleks võinud saada see perekonna esiklaps siis, kui vanemad oleksid kogu tähelepanu vaid temale keskendunud ja täpselt samasugune paradoks on aset leidnud Renault perekonnas, kus vaid 3 aastat tagasi tõi Renault turule maailma esimese odava kupee linnamaasturi, mil nimeks Arkana, kuid sattus tema esimestest teadest müüginumbritest ilmselt juba nii suurde vaimustus, et otsustas koheselt juba teise kupee linnatsiibi juurde teha ja nagu alati pannakse pere teisele lapsele veel ilusam nimi ja seda on ka tehtud, tema nimeks on Rafaelle ja nagu alati öeldakse, et perekonna teine laps on nüüd ikka tõeline suguvõsa vereliini edasikandja ja seda on ka Renault teinud, öeldes, et tegemist on ühe ja ainsa tõelise Renault lipulaevaga. Kindlasti satub sellest koheselt masendusse ja depressiooni Arkana, kuid kas inimesed võiksid uuest Rafaellest vaimustusse sattuda, selgub nüüd. Tere tulemast taas kord kaasa elama naisfuksri proovisõidule. Rafaelle nimi on inspireeritud ühest 1930. aastatel eksisteerinud lennukist ja tema disain näeb, olgem ausad, tõesti ilus välja nii eest kui ka tagant ja tal on täis LED esi- ja tagatuled, LED matrix esitulesid on talle saada ja 20–21 tollised valuväljad on tal 535 liitrit on tervelt tal pagasruumis mahtu ja isegi tagaistujatel on jalaruumi täiesti piisavalt ja isegi pearuumi on seal küllaltki, et ei pea sel korral langevale katusjoonele erilisi ohverdusi sõna tooma. Interiööris on olemas kehvemas varustuses tekstiilsisu, kuid paremas on Alcantara sisu ja olemas seal 12-toline multimeediasüsteem ja mis on küll Androidi põhiselt üles ehitatud, kuid ühildav on see ka Apple'i telefoniga ja olemas seal 12,3-toline digitaalne näidikupaneel ja rooli küljes on 3 erinevat kangi, millest ühest saab reguleerida suunda, teisest pojamehi ja kolmandast üldsegi helitugevust ehk natukene ehk liiga palju. Ja tegelikult ja Renault ütleb ka, et 2025. aastaks on nende kogu interiöörid täiesti loomavabadest materjalidest tehtud, kuid kuna sinna on jämedalt võttes siis võib-olla veel aasta aega minna, võib eeldada, et selle Renault interiööri rikastamise nimel peab nii mõnigi loom tänavu jooksma looduses ikkagi ilma nahata ringi. Ja samuti on tema menüüd ka täiesti eestikeelselt, nii et ei pea sel korral isegi prantsuskeelt selgeks õppima. Küll aga on Renault mootori valikus endiselt vägagi miniatuursed mootorid, seal on olemas 1,2 liitrine turbobensiinimootor, millel on 147 kilovatti, vaid 3 silindrit ja need 3 silindrit peavad ohjas hoidma 200 tobust, tunnen nendele silindritele küll kaasa ja 8,9 sekundiga jõuab see auto 100-ni, on ta esivioline, kuid olemas tal ka varsti pistik hübriidversioon, mis puhul on need 3 silindrit üle koormatud lausa 300 hobujõu ohjas hoidmisega ja on ta siis ka nelikvioline ja tema hinnad algavad 41 000 eurost ehk et muidugi peab pere teine laps saama endale veel kallimad igasugused varustused, tehnoloogiad ja veel kallima hinnalipiku külge. Ja selline on Renault Rafaella, näeb ta tõesti parem välja, kuid kas tal õnnestuks täiesti nüüd tõtt vaadata ka mõne BMW X6-ga, seda ei tea. Selgub aga see teie käes, kas tõepoolest suudaksite te osta endale selle Rafaelle ja jätta ostmata mõne Bayeri mootoritehase kupeetsiibi või Mercedes-Benzi GLE kupeetsiibi, no ma arvan, et kindlasti mitte, aga sellegi poolest oli huvitav vaatamine seegi, ma arvan. Selline oli Renault Rafaelle, selline oli sellekordne naisfuksri proovisõit ja kohtume teiega juba nädala pärast seniks kohtumiseni ja liigelge ikka turvaliselt.